koosseisu 5. istungit. Päevakorra projekteelnõu on teile välja saadetud ja meie ees ekraanil koosneb 2 punktist. Kas on päevakorra osas muudatusettepanekuid? Ma ei näe neid, siis panen päevakorra hääletusele, palun käega märku anda, kes on päevakorra vastuvõtmise poolt. 18 volikogu liigete poolt aitäh. Teatavad on Helmo Rohepuu, et ei osale ja Kuldar Kipp ei osale ja Arnold Pahvarduk ei ole siia kõik 18 poolt. Aitäh, te oleme päevakorra kinnitanud ja saame minna istungi juurde. Päevakorra punkt number 1, loa andmine laenu võtmiseks, eelnõu number 33. Ja eelnõu ettekandjaks on vallavanem Jaak Raie. Ole hea, Jaak, palun. Eelnõu on teie ees ka ekraanil. Lugupeetud esimees, lugupeetud volikogu liikmed, head aadlõppu. Teie ees on eelnõu kohustuse võtmiseks. Selle eesmärk on sisuliselt refinantseerida tänane arvelduskrediit suurusjärgus 500 000 €. Selle arvelduskrediidi refinantseerimise põhjused on seletuskirjas kirjas. Valdavalt on see seotud siis meile mitte laekunud, tänaseks mitte laekunud toetustega, mille lootus oli, et laekunud, aga kahjuks pole need laekumised realiseerunud. Ja kasutame tavapärast finantsinstrumenti, plaanime kasutada siis pankadelt arvelduskrediidi teenust järgmisel aastal, tähtaega järgmisel aastal. Palun toetada. Aitäh Jaagule. Meil on kokku lepitud, et kui on volinikel küsimusi, siis küsimusele vastavad nii vallavanem Jaak Raie kui abivallavanem Jan Kraaner. Paraku täna hommikul finantsjuht Käetoom teatas vallavanemale, et on haigeks jäänud, et tema küsimustele paraku vastata ei saa. Nii et kui teil on küsimusi, siis nüüd on see koht. Palun Aino Viinapuu. Mul on küsimus, et millel see lootus põhineb, et investeeringute toetused laekuvad, kui ei ole ei aruandeid esitatud ega maksetaotlusi tehtud? Aruanded on esitatud. Ajakirjandusest loen küll midagi muud. Lugege vähem. Teate, see ei ole nüüd eriti viisakas vastus. Ma arvan, et vallavanem peab ühtemoodi õiget juttu rääkima, nii ajakirjanduses kui volikogu saalis. Mul oli väga konkreetne. Kas on keelatud küsida? Meie poolt on aruanded esitatud. Võhma kooli osas on menetlus käimas. Järelevalve menetlus kahjuks. Järelevalve menetlus viiakse läbi järgmise aasta alguses. Võhma üürielu osas on kasutusluba selle esmaspäevaga lõpuks väljastatud ühe tehnilise detaili viivituse tõttu, mis võimaldab meil nüüd edasi minna protsesside ja rahase tagasi. Aitäh, kas on veel küsimusi? Ja kui tohib üle ühe küsimuse küsida. Ja mul on veel küsimus, et 16. detsember oli meil volikogu istung. Ma ei kuulnud vallavanema ega kellegi teise suust ühtegi muret, et meil on probleeme, ei ole palgaraha maksta. Et kuidas siis 2 tööpäeva hiljem järsku sellist asja avastame, et väga kummastav. Ei ole kummaline, et täna vallavalitsus on töös olnud praeguseks hetkeks täpselt 5 nädalat. 5 nädala jooksul oleme märkimisväärselt erinevaid toiminguid teinud, kaasa arvatud järgmise aasta eelarvet teinud, eranditult kõikide asutustega muuhulgas kohtunud. Oleme olnud natukene alamehitatud, kahetsusväärselt abivallavanem Jan Kraaneri haiguse tõttu. Samamoodi oleme toimetanud muid igapäevaseid jooksvaid tegevusi ja ühtlasi lootnud ametisse asumise ja tolle 16. detsembri vahel, et siiski õnnestub nende toetuste summad käesolevas aastas kätte saada. Riskid realiseerusid, midagi teha pole. Mul on üks küsimus veel. Et oktoobri lõpu seis on ilusasti Rahandusministeeriumi lehel üleval. Ja seis on siis selline, et pangaarvel vaba raha 920 000 €, jooksev põhitegevuse tulem 1,7 miljonit ehk kulusid oli tehtud siis selleks ajaks vallaeelarvest selle võrra vähem kui tulusid tulnud.
ja välja võtmata investeerimislaen 1,6 miljonit eurot. Ma küsin, kas see investeerimislaen, mis oli ette nähtud nende investeeringute tegemiseks, võeti välja või siis ei võetud välja? Investeerimislaenu osa, circa 1,6 miljonit eurot ei ole välja võetud ja te teate suurepäraselt, milliseid otsuseid volikogu tegi 27. või 1. mail. Investeerimislaenu on välja võetud sellest 3,6-st 2 miljonit ja samade päevadel tehtud otsustega arvestuskrediiti on võetud 500 000, muuhulgas investeeringute katteks. Tulete meelde maist 2021? Mina ei tea ja mina küsin, et kas ei olnud nüüd kordagi kaalumist, et võtta laen välja nii, nagu eelarve seda ette nägi? Ei ole neid objekte, mille heaks neid võtta. Nii, kas on veel Jaanule küsimusi Jannile? Ma küsin ka siis. Põhimõtteliselt me siis võtame praegu laenu teise laenu kustutamiseks. Ammoniak või Jann? Me pikendame arvelduskrediiti põhimõtteliselt. Ja arvelduskrediiti, mis on võetud käesoleva aasta volikogu otsuste alusel ja vallavalitsuse otsustega. Juulikuus on tehtud need otsused. Et arvestuskrediit siis jääb? Arvelduskrediit lõpeb 31. detsembril ja algab siis praeguse kalendri järgi 3. jaanuaril. Kuna tegu on lühiajalise kohustusega, siis see peab jääma ühe kalendriaasta sisse, mis tõttu vahepeal tuleb teha paus. Ma küsin siis veel, kui palju praegu siis vallakontol täpselt raha on? Circa 800 000 eurot. 800 000. Kas on veel küsimusi? Jann, kas on oma poolt? Ei, ma veel küsin, aga nagu ma saan aru, palkades läheb 800 000, kui praegu on, läheks siis 500 000, jah? No circa. Saan ma õigesti aru, et palgaraha on tegelikult ikka olemas? Ei ole. Palgaraha 3. jaanuaril ei ole olemas, sellepärast et 800 000 500 000 läheb 31. detsembriga lukku ehk pangale tagasi. Kontole jääb suurusjärk circa 300 000 ja 3. jaanuaril on meil circa 500 000 vaja. Ehk et 3. jaanuari seisuga, kui kõik on, ütleme, regulaarne, on sildfinantseerimise vajadus tollel hetkel kohe 200 000 euro juures. Ja siis edasi juba läheb päevade kaupa, kuidas tulumaksud laekuvad, kuidas muud maksud lähevad ja nii edasi. Aitäh, ma endiselt muidugi ei suuda mõista, et miks ei võetud välja siis laenu, kui eelarve oli nii planeeritud ja nii ette nägi, sellest ma aru ei saa, samamoodi ma ei saa aru, et ootamatult tuleb, et arvelduskrediit tuleb tagasi maksta, see on ju ka samamoodi ette planeeritud, et see tähtaeg on 31. detsember 2021 ja nii lihtsalt on. Ja meil on ka mõned küsimused praegusel vallavalitsusel, mis on hetkel veel vastusteta. Oleme sellesse loosse sisse vaadanud. On võetud erinevaid... Aina Piina kõrges segagi istungit, kui tahate küsida, siis küsida. On võetud erinevaid laene erinevate sihtmärkidega ja miks seda on tehtud, hetkel veel on segane, aga me klaarime seda. Praegu meil on vaja lahendada praktiline olukord ja seda me lahendame. On viimane küsimus. Aitäh, Sergei, palun. Et kui võtta intressi, see pikaajaline laen, mis meil oli ja praegu lühiajaline laen, mis me võtame 500 000, mis see vahe on intressidel? Jah, vastab. Kui me räägime arvelduskrediidist, siis arvelduskrediit oma olemust ei ole midagi muud kui selle limiidi ulatuses. Kui me räägime täna 1,5 miljonist, võib meie pangakonto minna miinusesse. Arvelduskrediidi puhul rakendatakse kahte intressi. Üks on laenuintress, ehk sellelt summalt, mida me kasutame, ja teine on kohustustasu, ehk teisisõnu ka limiidi tasu, mida me maksame igal juhul ka siis, kui me seda raha ei kasuta. Tänasel hetkel on meil laual pakkumine, kus see 500 000, kui me seda vaja ei lähe, siis see maksab meile aastas 0,2% ehk 1000 eurot. Kui me kasutame osa sellest, ehk see osa, millega me lähme pangakontole miinuses, sellelt osalt me maksame 0,78%. Ja kõikide laenude tabel on koos
te näete, te olete tutvunud sellega, te näete, milliste intressidega meil tänasel hetkel kohustused on. Siis ma ütlen, minu seisukoht on see, et see tänane arvelduskrediit on meile elukindlustus, see tagab meile, tasandab meie rahavoogu. Juhul, kui mõni laekumine ei tule tähtaegselt, siis on meil alati olemas kontol piisavalt vahendeid, ehk me saame minna kontol 500 000 ulatuses miinusesse ja meil ei teki tõrkeid maksetes. Nagu praegu? Ja kui tagasi tulla, siis miks me tänase olukorras oleme, et nii palju, kui suutsime tuvastada, siis 27. mai, siis vallavolikogu, eelmine vallavolikogu andis loa varalise kohustuse võtmiseks ja see varaline kohustus võeti siis hiljem vallavalitsuse korraldusega 27. juuli, ehk me räägime 5 kuud tagasi ja see varaline kohustus võeti selle arvelduskrediidi näol. 5 kuud tagasi me esimest korda hakkasime vallas kasutama arvelduskrediidi. Varasemalt me oleme kasutada arvelduslaenu. Et kui me räägime näiteks 2019, siis me võtsime arvelduslaenu, mis oli siis konkreetne siht või sildfinantseering teatud objektide rahastamiseks ja me võtsime välja selle lepingu, kus on selgelt kirjas, et laenumaksed teostatakse osade kaupa vastavalt meie soovile. Täna me räägime mitte arvelduslaenust, vaid arvelduskrediidist. Need on 2 erinevat asja. Mõlemad on lühiajalised kohustused. Ja mõlemad peavad jääma 1 kalendriaasta sisse. Nii, kas on... Praegu ma saan aru, viimane küsimus. Kui me seda ei kasuta, siis on protsent 0,2, on ju? Ja kui me seda kasume, siis on 0,78, on ju? Aga me võtame selleks, et kasutada, siis me räägime ju siis, et see protsent ongi 0,78. Saame õigesti. Me võtame selleks, et palkad ära maksta. Juhtuda, et ei kasuta seda selles mahus, mida volikogu annab loa. Ehk võib juhtuda, et kasutame näiteks mahus 300 000, siis 300 000 pealt. Maksame intressi 0,78 ja see, mis seisab, maksame 0,2. Nii, rohkem küsimusi ei ole. Aitäh vallavanemale, aitäh Janile. Majanduskomisjon eilne arutas ka seda teemat, mitte üksnes seda eelnõud, vaid 2,5 tunni jooksul laiemalt seda, aga Andrus, sa anna ülevaade, mis seisukoht oli eelnõu osas? Arutas seda eelnõud, kuulasin ära nii vallavanema või ka abivallavanema. Peale arutelu leidsime, et kiidame heaks selle eelnõu ja teeme ettepaneku volikogule antud eelnõu vastu võtta. Aitäh! Ja ma panen selle ettepaneku, mida majanduskomisjonist tuli, panen hääletusele. Palun käega märku anda, kes on otsuse eelnõu number 33 vastuvõtmise poolt. 19 poolt häält, aitäh, vastu erapooletud olla ei saa, 25 istungid puuduvad, seega on otsus vastu võetud. Esimese päevakorrapunkt on sellega lõppenud. Infot minul jagada ei ole, vallavanemal samuti mitte, sest me tegime seda alles mõned päevad tagasi, et volikogu liikmetel on infot. Kui ei ole, seda aitäh kõigile ja kohtume siis loodetavasti volikogu istungil 27. jaanuaril siinsamas, aga loodetavasti ka täna õhtul kell 18 vastamise rahvamajas. Suur tänu kõigile, istung on lõppenud.